huvitav on see, et kui keegi viiks meid kohtu ette ja ütleks, et te olete varas ja väga halb inimene, siis ma ütleks, et andke andeks, et otsige nagu see õige varas ja halb inimene üles, sest mina olen hea inimene, mina ei ole varas. Loomulikult me kõik püüame elada ja nii nagu meil õnnestub ja halvemini või paremini ja mingi süsteemi ja mingi teaduse tasemel vaatame tõesti, et kui loed siin pühakute elulugusid, siis saad aru, et tõesti tuleb see realisatsioon, et kui ma ei ole tänus ja alandlikkuses ja teeni Jumalat 24/7 teisi elusolendit, siis ma olen lihtsalt tänamatu hull, väga haige inimene, kes üritab selle keha ja peenkeha, mõistuse ja kehaga nagu siia sisse seada siia maailma, mis ongi tegelikult haigla. Ehk siis point on see, et see materiaalne energia, karma ja heade ja halbade tegude järelmõju, energia jäävuse seadus, see, et materiaalne energia on pidevalt muutuma, väga igavene, et selle energia taga on Parvati vedades, eks ju, Shiva abikaasa, kes tegelikult sooritab Jumalale puhast pühendunud teenimist ja teeb head kõigile. Head sellega, et viib meid tupikusse, et me hakkaksime lõpuks eristuma, olles siin kehastunud mateerias, et mis on siis selle ajutise ja igavese justkui energiavahe, mis rahuldab tegelikult sinu olemust ja hinge. Eks ju, ikka need kõrged omadused, tänulikkus, alandlikkus, omakuse püüdmatus, abivalmidus, kaastunne, empaatia, kõik need asjad, eks ju, mis on hingele omased, eks ju, ja kui neid need ei õitse, eks ju, need omad 100%, siis me olemegi kohe siis selles raviasutuses või koolis või vanglas või kuidas sa seda nimetad, või hullumajas. Ja selle hullumaja peaarst ongi see Parvati, Mahamaia, materiaalse energiast vastutav jumalus, kes ka ema ja kes on meie valikuvabaduse raames lubab meil siin ka nautida. Loomulikult me ei saa öelda, et see on ainult kannatus. Päike paistab, sinine taevas, lapsed jooksed, huumor, muusika, tants, laul, maitsed, lõhnad, eks ju, kõik nii edasi. Loomulikult, kui see ei ole rakendatud hinge ja Jumala alandlikus teenimises ja tänus, selles seda emotsiooni ei ole, me ei ole seda teadvustanud, siis me seisame varem või hiljem jälle ja jälle kohtupingi ees ja vaatame peeglisse ja siis seal peegelpildis kohtunik sinu enda nägu ütleb, et kuidas sul on täna tervis, eks ju, et kuidas sul see kehaline samastamine ja peenkriitika ja peenihad ja kadedused, et kuidas neil läheb, eks ju, et äkki suunaks oma energia jälle üritaks, jätkaks iga päev, teeks väikseid samme, et jõuda sinna, et emake Parvati materiaalne energia on lihtsalt juhtava reaagia printsiip, et seda rakendada vaimsetel Jumala teiste teenimise eesmärgil 100%. Et mitte midagi kuulu sinule, pole kunagi kuulunud ega saa kuuluma, sa ei ole mitte keegi, sa ei ole praegu mitte keegi, tulevikus on mitte kellegiks. Ainuke, mis sinu valik on see, et sa oled lahutamatu osake tervikust ja sa võid osaleda selles võimsas jumalikus mängus, Jumala mängudes, sest Jumalal ei ole kadedust. Eks ju, kuna me oleme tema lahutamatu osake, tema on ennast teadvustanud ja meid ta ka teadvustab selles mõttes, et ta näeb meil neid kihte. See nagu laps, ma ei oska öelda, lapsevanem vaatab, mingi laps ka jonnib seal umbes, ma tahan olla ämblikmees ja ma ei tea, Superman ja ema, osta mulle see kostüüm ja siis lendab selles ämblikmehe kostüümis mööda tuba ringi. Las ta siis mängib, Jumal laseb valikuvabadust materiaalses maailmas neid rolle mängida, aga vanematele see on naljakas, esiteks see on ajutine, teiseks see ei ole ämblikmees, Superman. Sa oled taas saanud teener ja sealt sa saad alles kogeda seda terviklikku algselt puhast, eks ju, businessi vaba armastust tingimusteta.